Jep, see seal on Sydney Opera House. Oh. Minu Austraalia trip on tehtud. Done. Ei jah, ma lubasin teile teha väikse majatuuriga Valges. Eelmises vlogis seda jõudnud, nii et teeme selles vlogis selle kiiresti ära. See on siis ülemine korrus, mida eelmine kord ei näinud. Seal on ühe elanikutuba, see on välisuks vist või? Kuule, see on välisuks siin on jah. Ma olegi siin käinud ise. See on vist main door. See on, ma ei tea, ma et pole seda ei vaata. Ja ühesõnaga, meil on siin majas, siis see on 2 külmikut, see on meie oma. Boom, toitu täis. Piksi laud. Siis meil on ilus köök siin. Ma ei tea, mis ma käega mingi niimoodi teen. Ja me tegime Eestile, tegime see märgi siia ka peale. Nii tore. Nad teavad, kus Eesti on. Siin on siuke mõnus chillimise ala. Saab telekat vaadata seal üleval. Ja siin on grill. Ja me peame minema, okei. Aga põhimõtteliselt täna on siis käes laupäev. Kell on mingi 11 hetkel, me suht just ärkasime. Ja meil... No, sa ei pea... Keegi ei tea seda. Aga jätta inimestele allu mulje, et me magame tervet päeva. Okei. Tegelikult me ärkasime kell umbes 7:58 ärkasin mina, kui ma vaatasin kella. Ühesõnaga... Mis ma nüüd öelda tahtsin, see asi mul täiesti meelest ära. Meil joppas sellega, et me oleme nüüd viimased 3 päeva umbes ka tööl käinud. Maja omanik leidis meil oma mingisuguse ex-peika kaudu kuskil ehituse peale mingisuguse töö. Ja siis tegime seal mingit stuffi ja sõnaga. Ja saime palka ka, palk on kuskil siin ümbrikus, Estonian. Tõesõnaga $430 saime siis 3 päeva eest, mis me tegime tööd. Aga see on siis minu finantsolukord praegu, et meil raha pole sittagi ja meil on vaja auto osta, et käia tööl ja ühesõnaga, ma räägin pärast rohkem sellest töökohast, kus me hakkame käima, et me leidsime tegelikult endale töö ka, aga sinna on vaja teha nagu investeerida raha, kuna meil on vaja osta mingid steelcap bootsid ja mingi igast nagu junni, et me saaksime üldse hakata käima seal tööl, nii et sellega on veits nice. Aga davai, lähme käime poes ära. Täna oli meil esimene tööpäev ja ma ei tea, tööandja otsustas, et oleks tore meid saada 3 päevaks Sydneysse, nii et praegu me Kalviniga siin pakime asju. Longboardid on selles ja pluss kõik nagu mingid tööasjad, mingid labidad asjad ja siis kõik riided asjad nagu elamiseks vajalikud asjad paneme siia. Ja jah, Chelsea ütleb ka tere. Ma olen nagu olnud House'is reaalselt mingi 7 kuud kohe nüüd. Ma pole ikka Sydney's jõudnud, ma pole Opera House'i näinud. Nüüd mul on see võimalus näha seda ja sellest palka saada ja kõik piletid, kõik asjad nagu makstakse kinni. Et jah, päris lahe. Paneme oma asjad kokku. No sööki ei maksta jah, mis siis. Aga jah, ühesõnaga paneme asjad kokku ja räägime edasi kohe. See on vist rekordaeg asjade pakkimisel minu, sest ma oli nagu, ma pole kunagi nii kiiresti peanud oma kohvrid pakkima kui täna. Ja ma loodan, ma panin kõik oma asjad kaasa, sest tõesti me pakkisime asjad väga kiiresti ja mõtlesime üle kiiresti ruttu, mis peaks võtma, mis on vaja ja kuna me lähme ainult 3 päevaks, siis õnneks nagu palju asju pole vaja ja kui midagi maha ei pole nagu väga hullu. Aga nii, nüüd me peame pagasi ära siis tšekkima, et me saaksime lennuki peale minna. Õnneks Austraalias on niimoodi, et sise nagu lennud on hästi lihtsalt, et ei küsita isegi passi, aga mitte midagi, lihtsalt nagu lähedki põhimõtteliselt otse läbi ja et hästi nagu kiiresti käib kõik. Qantas Airways on ülinormaalne lennuk selles. Siin on telekaekraan, USB-laadija, jalaruumi on ka mõnusalt, saad ilusti jalad ette panna. Ja normaalne selles siis. Ja me istume täiesti taga otsas siin. Kõige turvalisem koht lennukil. On, et tuleb siis 1,5-tunnine lend meil. Ma panin omale telefoni 2 seriaali ka, nii et ma hakkan seriaali vaatama. Sain siit endale kõrvaklapid ka. Siuksed ei ole need väiksed junnid, mis kõrva paned, vaid hoopis need üle kõrva kõrvaklapid.
ma loodan, et heli on ka enam-vähem talutav. Ja lendame siit, hetkel oleme siin, lendame siia Sydneysse. Ja Brisbane on siin all. Ei, Melbourne on see all, kus me kunagi olime. No nii, ja me maandusime nüüd Sydneys, siin tulime just lennukul maha, saime oma pagasi kätte. Lähme ainult 3 päevaks, aga huvitaval kombel pagasid oli mõlemale põhimõtteliselt 20 kilogrammi. Jah, ma ei tea, nagu väga midagi ei pannud sinna, tööasjad panime ja mõlemad panime oma longboardi sinna ja rohkem ei pandki. Ja mõlemal pagasid 20 kilo, kokku 40 kilo staffi kanname kaasas 3 päevaks. Jah, huvitav, ei tea, kuidas see raskus tuleb. Aga sisuliselt praegu me siis otsime enda töökaaslast, kes peaks võtma rendiauto, kellega me siis saame minna mingi teise töökaaslase juurde, kus me ööbime siis järgmised 2-3 päeva, mis iganes. Ja homme veel peame kell 7 siis tööd alustama, praegu on kell 10 umbes õhtul. Et lahen. Oleme Sydneysse kohale jõudnud ja oleme juba tööle ka siin jõudnud Kalviniga ja mis ma oskan öelda, siuke koht on, et ma ei tea, mingi suur siuke äravoolu, siuke bassein nii-öelda on see ehitatud ja selle äärde tahetakse siis ilusaid taimi. Mis me siis teeme, mis meie töö on? Ongi siuke, et kuradi võtame sealt rootsude seest, võtame need taimed endale siia kottidesse, aga ühesõnaga siis võtame selle taimesid labidas mulla sisse, pum! Taim kinni ja põhimõtteliselt nii lihtne ongi. Aga tundub siuke lihtne tee, aga tegelikult see on nagu julmalt kurna, see on siiamaani vist üks kõige raskemaid teisest teisele. Aga praegu siin on muidugi pehme pinnas, sealpool on hästi nagu tugev pinnas. Ja siis seal ei ole niimoodi, et teed labis, seal sa pead ikka nagu korralikult seal sakutama ja see ikka nagu tapab korralikult, aga jah, mis seal ikka selles suhtes. Ja kõige haigem on nagu minust selle töö puhul see, et me 2 nädalat umbes tegime mingid whitecard'e ja asju ja ostsime endale haigelt kallid mingid riided asjad, et kõik saaksime nagu tööd hakata tegema. Ja nüüd me Kalviniga lihtsalt vihkame seda tööd täiega. Ma arvan, et üle nädala aja või üle 2 nädala me siin kindlasti pole, et võtame autorahas, võtame ära ja ma minema siis jah, see on ikka päris kohutav töö. Ei ole siit? Tundub praegu, et on nagu siuke lebo, aga ma näitan korra kuivama pinnada seda tegelikult. 90% ajast on see töö siis selline. Siin on muidu mingi kate ka veel peale pandud, et ei saa nagu otse nagu mulda lüüa oma labidat. Siis kattest läbi hakkima. Siin oli tegelikult pisut... Oota, vaata mustrit ka. Muster läheb perse praegu. Lähe ju. Siia oleks me peame. No vaata. seda sisse ei pane. Aga jah, ühesõnaga väga tore töö ja kohe läbi see meil tänaseks. Kell on praegu kohe 3. Jah, kell on kohe 3. Ja siis me lähme Kalviniga, vahetame riided ära ja loodetavasti saame Sydneys linna peale ka minna. Siis tahaks selle Opera House'i ära näha, sest muidu nagu polekski mingit pointi Sydneysse tulla. Nii et ühesõnaga, ma ei tea, lähme Sydneysse. No nii, ja meie Sydney tööpäev sai nüüd läbi ja käisime kiiresti pesemas. Ja nüüd oleme valmis minema Sydney Opera House'i. Ja muidugi kõige nõussim on selle puhul see, et me praegu lähme, mis võtab meil aega mingisugune, ma ei tea, 1,5 tundi, 2 tundi, ma ei tea kaua on ja siis me jõuame koha peale, saame võib-olla heal juhul 2 tundi olla. Sellepärast, et kui me jääme kell 10 ja jääme bussist või millegist maha, siis järgmine buss või mis iganes tuleb kella 2 paik öösel. Kahekorrulised rongid. Esimene mulje on kohe siuke hästi Melbourne'i mulje, kui Brisbane'i tänavad on siuksed kohad nagu veits siuksed nagu troopilisemad ja nendel on siuke nagu hästi omapärane siuke tunne või vibe, siis nagu
Sydney tunne on täpselt nagu siuke Melbourne kohati, ongi täpselt nagu Melbourne põhimõtteliselt. Jah, ühesõnaga ülimalt hea tunne siin olla. Natuke asjalikku juttu ka. Sydney on üks Austraalia suurimaid linnasid, elanikke on ligikaudu 7 miljonit. Sydney ei ole Austraalia pealinn. Sydneys on meil üks suurim turismi atraktsioon on Sydney. Ma ei segab tee rääkida asjad küll. Oleks töö ära? Ei, come on. Ma olen aus, ma igatsen Melbourne'i. Mulle Brisbane väga ei istu. Jep, see seal on Sydney Opera House. Minu Austraalia trip on tehtud. Done. 3, 2, 1. Me oleme laivis. Was it good? Nice.